play like we play. We beat us. We beat special. We step later. We finish strong. From the top. One, two, win. KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi Ülar ja minuga siin täna Kaarel. Tere kõigile. Kaarel peab veits näitama oma särki, et see näeb välja nagu Raidersi särk. See on vana Raidersi mängija küll, kelle särk see on, jah, aga täitsa Bearsi särk on, et siis meil on põhjusega Bearsi fänn kohal, on ju. Kaarel, kes meil aidan niikuinii podcasti siin teha viimase aasta jooksul niikuinii, et siis teeme teist korda sellel suvel, et kus siis Bearsi fänn teeb kaasa ka Lionsi season preview, vaatame, mis sellest välja tuleb, on ju. Et täna tuleb siis meie eelviimane hooaja eelvaade, kus siis on NFC North ja selleks on olemas meil Kaarel, kes on siis Bearsi fänn. Meil tuleb siis ka veel Ott-Erik, räägib veits Packersist ja siis meil on lausa 2 Minnesota fänni, Toomas ja Chris. Et me saame peaaegu terve divisioni täis. Lionsil pole ühtegi fänni, aga arusaadav ka Lions on nagu väga halb olnud siin välja arvatud viimased 5 aastat või? Võib öelda nüüd või? No nüüd viimasel ajal on natuke põnevam jälgida. Nad muidugi ka veits, ma arvan, hipsteri tiim, nagu ka miks ma Bearsi fänniks hakkasin praegu. Kuna praegu on siuke uus veri on peale tulnud ja ei ole siuke, tundub, et need uued mängijad on unustanud selle halva mineviku ära ja tulevad täiesti uue energiaga. Järsku on Lions ja Bears need 2 tiimi, keda on kõige ägedam vaadata. Ja on. Ja no minu meelest tegelikult Lionsiga saab natuke paralleele tuua ka Billsiga. Samamoodi, kes on olid nagu 30 aastat või 20 aastat nagu megapasad ja siis järsku nagu leidsid. Bills leidis quarterbacki. Lionsil oli ka hea quarterback, siin vahet praeguse Jared Cough'i vastu on enam-vähem isegi, aga tiimi identity võib-olla Lionsil rohkem see, et nad leidsid nagu Dan Campbelli, kes on identiteedi toonud sinna meeskonnale. Aga sellest natuke aja pärast, sest et Bearsist peab enne rääkima, kui meil Bearsi fänn, ma alustame Bearsiga. Aga enne seda siis paar asja ka siin tulemas, et järgmine, see nädal siis tuleb reedel välja AFC South, kus siis Kallaste ja Inks käivad läbi selle koos, üks Jaguarsi fänn on ka tulemas, sest praegu just droppis paar suurt uudis ka siin esmaspäeval salvestame, et see, eks te teate NFL-i fännid, mis uudis just praegu esmaspäeval pärast lõunal Eesti aja järgi tuli, on ju. Ja siis järgmine nädal on meil see suur hooaja eelne ennustuste episood, kus me teeme kõik igasuguseid naljakaid ennustusi ja värki, kus me rängime oma lemmikmeeskonna Superbowli match-upid ja kõik need asjad. Ja siis nädal peale seda, ma ei tea, mis päeval, kuna mäng on kolmapäeval, siis ma arvan mingi kolmapäeva hommikul hiljemalt tuleb ka siis meie week 1 season preview, ehk siis kus me ükshaaval hüppame kõik mängud läbi, teeme väikse power rankingud ja värgid ka, et siis on huvitav jälle vaadata, mis me arvame NFL-ist vahetult enne siis hooaega. Ja see sellega siis seoses iga aasta meil tuleb ennustusmäng välja, ma arvan siin järgmise nädala alguses siis announcime linkide ja asjadega uus platvorm, aga mega lihtne. Survivor liiga on meil olemas, kui kellelgi on huvi meiega ühineda, ehk siis väga lihtne süke mäng, iga nädal saab valima ainult ühe meeskonna, kes võidab ja kes kõige kauem elus on. Eelmine aasta näiteks meie Ott siis võitis selle ja ta suutis siis esimest korda meie selle mängu ajaloos hooaja lõpuni minna ilma kaotuseta välja. Tal üks kaotus oli tegelikult. Vist üks oli, aga igatahes ta oli elus veel viimaseks nädalaks. Jah, et siis lubatud on üks kaotus, sest et üks aasta me lõpetasime week 6 äkki juba või? Jep, jah. See aasta toastame kõik saime selle õppetunni kätte, mitte Cowboysi ja kõiki neid pisikesi võib-olla kardinaalisi mitte usaldada üldse. Ja õppetunde oleme mitu aastat saanud ja ma loodan, et me läheme iga aastaga paremaks seal, aga eks enamus on ikka 5. vooruks out seal. Jah, kahjuks küll, ma olen week 1-ga mingi paar aastat järjest otsa pannud omadega, eelmine aasta Ravens kaotas, minu meelest oli Ravens, on ju. Siis watchpartidega ka seoses, kuna meilt on küsitud, meil käivad täpselt läbi rääkimised, täpselt logistilised asjad ja värgid, aga week 1 on olemas, siis Tallinnas on watchparty 13. september ja seal on nagu mitu head võimalust ja see aasta me saame mitut mängu näidata ka ekraani pealt, et siis meil on tulemas nii Red Song, aga me saame panna nagu need põhimängud eraldi ekraanide peale, et rohkem mänge saab jälgida samal ajal, et see teeb kindlasti vaatamisega natuke huvitavamaks. Vot, nüüd sai kohustuslik osa läbi ja Kaarel, lähme siis Chicago Bearsi juurde. Ma pean natuke scrollima, see on mul teine meeskond siin listis. Aga ma teen kõik kiire recapi, mis te off-seasonil tegite, sest et tegelikult kui ma otsisin nüüd inimesi, kes on liikunud üllatavalt vähe, kusjuures Bearsi lükkeid see aasta, aga
Ben Johnson läheb siis oma teisele hooajale Chicago Bearsi peatreenerina. Suuremad siuksed liigutused mängijad, kes sisse toodi, Garrett Bradbury toodi sisse centric, treiditi siis Patriotsis, kes on siis center ja Kobe Bryant toodi siis safety pealt Seahawksis sisse, jah. Ja Darnell Wright, väga noor right tackle sai siis lepingu pikenduse, mis on väga hea lükke ka. Ja põhjus, miks Garrett Bradbury uus center toodi sisse, oli sellepärast, et Drew Dahlman, kes oli väga hea center eelmine aasta ja siis varasemalt oli Atlanta käes, siis ta lõpetas oma karjääri ära natuke nooremalt kui oodatult, aga noh, see on see otsus, mis sa teha võid. Ja siis Tremaine Edmonds ja DJ Moore olid 2 mängijad ka veel, kes lahkusid Chicago Bearsist see aasta ja draftis võeti siis esimeses raundis Dylan Tieneman, safety Oregonist ja siis Logan James, center Iowast ja Sam Roush, tight end tuli ka Stanfordis 3. raundist, on ju. Need olid suuremad nimed draftist. Oligi kena lihtne list võrreldes mõne teise meeskonnaga, aga võib-olla see näitab ka, et meeskond on hea, vaat, et see ei pea väga palju asendama, et kui sul on hea tuumik, on ju, siis lähed 100 aastasse sellega sõita. Aga nüüd see Bearsi fännina, Kaarel, vaadates nüüd eelmist aastat, Caleb Williamsi edusamme, Ben Johnson tundus, et on nagu päris peatreeneri päris hea peatreener, mis ma pean ise oma sõnu sööma, nagu mina ei ooda. Ma olin natuke pigem kahtlane selle koha pealt. Et nagu, mis 10 punkti skaalal, nagu, kui optimistlik sa oled praegu enne hooaja algust Bearsi vaadates? No põhimõtteliselt pre-seasoni jooksul me oleme täpselt seda aru saanud, mida me arvasime, et Luther Burden, Loveland, Caleb ja Rome 3 või 4 noor mängijat hakkavad nüüd täiega panema ja ma ütlen, ründe mõttes optimism on üle 10-st. Aga kaitse osas ma veidikene, ei ole nii kindel, aga kui ma mõtlen kogu hooaja peale, siis ilmselgelt suur eesmärk see aasta on Super Bowl. Okei, mis on lemmiklükke oli, mis sa off-seasonil tegid? Jah, oluline oli see, et võtta center asemele, sest väga ootamatult tabas see Drew Dahlmani retirement otsus. Ja tore, et me saime ka siuke ennast tõestanud mängi asemele. Muidu see offensive line korras hoida on kõige tähtsam, et Ben Johnson saaks siis oma hea ründemänguga olla võimalikult hea ja edukas. Ja, siis kui sa vaatad ründelinis lift tackli peal on Braxton Jones, on väga hea noor lift tackle samamoodi olnud, aga ta on vigane, siin eelmine aasta oli just vigane pikalt, aga teil Osi Tarapalo, see suur Boston College'i kutt, kelle läks play-off'isse, vaata põlbekedra või mis iganes läks, siis tal on juba PUP-ist maas ja et nagu ta peaks ka olema terve, et mis tähendab, et nagu sügavust on ka. Ja ta on treeningutel tagasi, kuigi veits pehmemalt teeb, non-contact ikka veel, aga selles suhtes, et kui arvati alguses, et ta missib pool hooaega, siis ta pigem missib seal esimesed paar ja siis on tagasi. Ja nii kaua on Braxton Jones seal siis praegu. Ja üks hea lükke minu meelest oli veel off-seasonil oli Kobe Bryanti lükke ka eriti safety peale positsioon, mis on natuke nagu tühi vajab uuenduskuuri, aga siis ta lõhkus oma jala ära, et ta on praegu peaaegu terve hooaeg väljas seal play-off'i alguseks võib-olla tagasi, kui sinna jõutakse. Et, aga kui me vaatamegi nüüd nagu nõrkuste poole peale, nagu mis need põhikohad on sul meeskonna juures, mis sind nagu hirmutavad? Meil pole otseselt playmakereid kaitses, meil ei ole siukest mängijat, kes step up'ib, kui on nagu hästi oluline. Eelmine aasta oli hästi palju interceptioneid, turnovereid ja nagu me kõik teame, kes on natuke kauem jälginud seda, siis turnoverid ei ole siuke stat, mis iga aasta samamoodi edasi läheb või paremaks läheb, et vahepeal sa pead langema ka. Ja murekoht ongi see, et toodi safety sisse meile, kes oleks pidanud siis koos rookie Tienemaniga olema koos. Ja Kobe Bryant on nüüd mingi 4-5 kuud väljas kindlasti. Siis Skyler Gordon endiselt võitleb oma vigastustega, isegi off-seasonil praegu. Ja muidugi Jalen Johnson on terve ja arvatavasti jällegi corneritega, kui on siuke tugev liider nende seas, siis on okei. Aga jah, pass rush on ka natuke, kui sa vaatad kogu liigat ja kogu liiga pass rushingu, kogu neid defensive line, siis ma arvan, et meie oma enam mingisugune top 15 eriti ei ole. Jah, seal peale Montez Sweati sul väga kedagi ei ole, sul on 2 veterani seal keskel, Jarrett ja Dexter Senior on, aga nad on ka juba seal, Dexter Senior on 25 saab alles, ma arvasin, et mul oli kuskil illusioon, et ta on nagu 30 lähedal, aga seal veel on potentsiaali, see on hea, aga mis see on, Grady Jarrett on juba 33, Grady Jarrett praegu üldse training camp'is
non-padded practices lendas Kyle Monongaile nagu tacklis ta pikali niimoodi, et Mononga ja need põhimõtteliselt hooaja algus kahtluse all. Nii et siuke veteran mängija poolt ei ootaks absoluutselt sellist lüket, et sa nagu ei pane tähele, mis situatsioonis sa oled. Võtad ilma padideta practice'il full tackli teed meie running back 2 vastu ja vend ongi siuke, et ebakindel, kas ta esimesed paar nädalat mängib või mitte. Huvitav, palju DeAndre Swift talle maksis? Aga ma lihtsalt, muideks mul täitsa ära unustan Kyle Gordoni situatsioon, aga jah, ta on veel pupis ja siin on ka väidetavalt timeline on ka väga küsitav, pluss siin on mingi kontrakti asi ka veel võib-olla sees, mis on nagu see ei tundu eriti hea kombinatsioon olevat, eriti, et ta on pikalt oma sääre lihase venitusega väljas olnud. Täpselt see on nagu kohati nagu, mis see oli, CMC on San Franciscos vaata praegu, et ma olen veits tight on ju. Ma arvan, et see on see raha küsimus ka, kui ikkagi mängib rolli natukene. Jah, aga Kyler Gordon ka on olnud nagu meie mõlemad cornerbackid esimesed 2 on olnud pidevalt viimased 2 aastat siuksed vahepeal terved, vahepeal haiged ja minu arust ta peaks näitama enne oma seda oskust tagasi platsile, enne kui mingisuguseks rahasjaks läheb. Jah, tõsi. Aga üks asi veel selle juures just kui sa oled meie suur fantasy kuningas Eestis ka on ja siis mis see offense, nagu, kas sa oled rahul offensive weaponitega praegu, sest sul on nüüd Luther Burton ja Rome Odunze, te olete 2 meie top receiver optionid koos Colston Lovelandiga, et nagu Odunzel läheb 3. aasta, Burtonil läheb 2. aasta ja Lovelandil läheb ka ju 2. aasta, et seal näitasid potentsiaali kõik näidanud, aga kas sa oled nagu, oled sa mures selle positsioonigrupi pealt natuke, eriti veel Caleb'ilt sa loodad järgmist sammu edasi on ju quarterbackina? No ma arvan, et vähemalt training campis on nad kõik 3 weaponit näidanud piisavalt stabiilsust. Muidugi Burden hetkel viimase paari nädala jooksul sai kerge injury ja tal mingi osa sellest preparationist jääb nüüd tegemata, aga ma arvan, et vaadates liigas ringi, siis ma arvan, et sinu 2 parima või 3 väga head püüdjat, potentsiaalselt väga head püüdjat, ma arvan, et see on täitsa piisav, et nendega hooajale peale minna. Pluss Ben Johnsoni lemmik Khalif Raymond on ka meil nüüd tiimis, nii et kui tõesti häda käes, siis see vend saab ka natuke aidata. Ja running back'ina on veel ju veteran DeAndre Swift ka seal, kes on väga hea passing option ka samamoodi, et nagu tal oli ka väga hea hooaeg, et selles suhtes mängid on nagu Caleb ümber küll ja siis kui me lähemegi järgmise asja juurde nagu X-Factorite juurde, siis ma ei tea, ma arvan, sa nõustud sellega, minu jaoks kõige suurem X-Factor on Caleb Williams. Või mis sa arvad? Ikka. Jah. Eelmise aasta probleem oli see, et kui pinged on peal ja on vaja nüüd playsi teha, siis Caleb oli selles väga hea, nagu playoffis ka nägime ja üldse hooaja viimased mängud Backersi vastu, see oli nagu iga kord, kui clutch hetk oli, siis tal oli midagi välja võtta, aga just see esimesed 3 veerandit ja convincingly võita mäng, see on, ma arvan, asi, mida tahaks näha, nagu Lions omal ajal või paar aastat tagasi kõiki tiime võitis mingisugune 50-20, et nagu 3. veerandiks oli mäng tehtud juba, et ma tahaks ka näha see aasta paaril korral seda, kuidas Caleb teeb siukse 22 söötu 24-st complete'i valguses ja siis selle pealt nagu sõita. Et clutch on tal hea, aga et oleks ülejäänud mängus ka stabiilsust, ma arvan, et see on, kui ta selle sammu suudab teha, siis ma arvan, et edaspidi vaatame, kui top 5 quarterbacki teda. Ja nagu see ongi põhiasi, mis eelmine aasta ka jäi silma, et nagu lihtsad play'd vaata, nagu teed see lihtsad asjad ära ja siis, sest sul on kõik see nagu sul on see eliit olemas, nagu mis teeb Mahomes'i eriliseks, mis teeb Josh Allan eriliseks, sul on see magic play'd olemas, mis iganes, sa ei saa seda nagu defineerida otseselt, mis asi see täpselt on, aga tal on see olemas, me oleme kõik seda juba 2 aastat oma silmaga, on ju. Aga lihtsalt see, et kui viska see 5 jaardi out ära vaata esimese veerand peal, on ju, et sellega, kui ta teeb selle, kui ta saab selle nagu stabiilsuse kätte, jumal küll, ta reaalselt selle aasta lõpuks MVP conversationis, kui meeskonnal ka hästi läheb, kui mitte mingit quarterbacki conversationis, sest me oleme absoluutselt näinud kõiki, mis ta naha tahad vaata. Et just see lihtsus on see, nagu tee see ära vaata, nagu siis on nagu süda nagu on. No viimases pre-season mängus ta viskas siukse mingi 10-jardise söödu Colston Lovelandist siuke meeter liiga kõrgele. Tundus nagu lihtne sööt ja
see lihtsalt, et see kinnitab kõike seda, mida need inimesed, kes Caleb'it vihkavad, see kinnitab nende uskumusi, noh. Pre-season sa ei tohi ühtegi asja nii nagu ametlikult võtta, aga kui see kinnitab mingit sinu arvamust, siis noh, et see vise nii, et see nii mööda lendas, see kindlasti annab kütust heiteritele veits juurde. Seda küll jah, ja noh, teine siin ka see, et võib-olla mingi hetkeni sa ei saa, Caleb jääbki kelleks ta on, vaata, aga sa pead lihtsalt elama sellega ja siis lõppude lõpuks. See ei tähenda, et ta ei või olla nagu väga-väga hea quarterback, vaata, aga lihtsalt ongi see, kui sa tahad. Josh Allen oli aastaid tegelikult niimoodi ja nüüd ta oli viimase, ma ei tea, 3-4 aastaga sai alles nagu selle stabiilsuse kätte, vaata. Et kui sa vaatad ka, no tegelikult, sest et noh, Caleb Williamsil on see legendaarne on see, et eelmine aasta oli 59% completion percentage, vaata, mis on nagu väga-väga madal tegelikult, et aga kui ma eksid, Josh Allen on ka ainult see 63 ümber, mis oli nagu 20 aastat tagasi väga hea, aga noh, tänapäeval kuradi ma peale seda, kui Drew Brees pani mitu aastat järjest üle 70%, see oli nagu okei, see eliit on veits kõrgemale liikumas on X-Factori koha pealt, on sul veel mõni nimi, kes silma jääb selle meeskonna juures või? Ja no üldse eelmise hooaja teise poole siis pre-seasoni pealt ma arvan, et Colston Loveland on kõige suurem X-Factor ründes, noh peale Caleb'it. Et ta on nagu eelmine aasta lõpus, tal oli mänge, kus tal oli juba 7-8 receptionit pluss mängudes ja oli näha, et short distance on nagu kõige suurem relv tal ja ma arvan, et see chemistry see aasta kindlasti on ründes kõige tähtsam asi, mida tahan näha nagu. Ja noh, õnneks ta oli ju terve eelmine aasta oli seal ka, vaata Caleb'iga, et seal on olemas plus Ben Johnsoniga koos ka, et nagu teine aasta selles samas ründusskeemis peaks ka aitama sellele kaasa, on ju. Aga nüüd, vaadates panna kõik see kõik need asjad ühte patta, on ju, siis nagu fännina, nagu mis, sa vist juba korra tead mainisid, aga sinu jaoks, mis on nagu see eduka hooaja definitsioon? No meil on deep playoff run ikkagi, no et lähme sügavale, lähme kaugele playoffis, et eelmine aasta isegi ja see oli üle ootuste, ma arvan, pea igal fännil see, et me nii kaugele jõudsime ja no kaotsime Ramsile, kes oli Rams Seahawks on all time parimad tiimid, nii et noh, nagu statistika rääkis, nii et ei on nagu häbi kaotada neile lisaajal. Aga ma arvan jah, et see aasta panna division kinni ja siis vähemalt 2 vooru võita ja vähemalt olla NFC Championshipis, ma arvan, mängus. See on nagu... No jah, ja siis kui sa saaksid veel kuidagi koduväljaku Elisega kätte, siis saaks eriti jäänud, sest Chicagos on legendaarselt raske mängida, vaata. Aga nüüd üks asi see, kui palju me ei ela USA-s, me oleme suht savi sellest, aga see, et nad potentsiaalselt liiguvad Chicagost ära, vaata Indianasse. Teisele poole piiri. No selles suhtes, noh, kõige suurem osa sellest on see, et hetkel see Chicago staadion on nii ilusti linna nagu keskosas, et see asukoht on praegu nii kuldne ja veits kurb on see, et nad seda lihtsalt korda ei tee või siis, aga no tegelikult see koht, kuhu Indianasse see staadion ehitatakse, on ikkagi Chicago linnas veel. Või noh, Chicago metropolis sees, nii et ta otseselt, noh, need pealkirjad nägid palju õudsemad välja, kui see situatsioon tegelikult on. Aga selles suhtes küll, et Soldier Field on ikka väga väsinud, on näha, kuigi see on nagu kodu olnud, aga ma arvan, et on ka õige aeg viia see staadion järgmisele tasemele, sest ümberringi Vikings ja Lions kõik mängivad ilusas, noh, kas Dome või siukses kohas, kus noh, ilm ei häiri ja Chicagos ikka see muru ja kõik situatsioon ja kõik see staadion ise on detsembrikuuks, jaanuarikuuks ikka väga väsinud iga aasta. Ja aastast 1925 oli esimene aasta, kui Soldier Field avati siis, jah, huvitav. Okay. Aga jah, see on siuke asi, mille siin arvatavasti järgmised off-seasonid saab silma peale hoida, et mis nad täpselt teevad sellega. Aga siis ennustused ka. Vegas annab sul 9,5 võitu, mis on siis teiseks oma divisionis, Packersiga viigis, Lions on 10,5 ja Minnesota on siis 8,5 peal. Mis sa arvad, ma eeldan, et sellest läheb üle, aga mis sa paneksid selle rekordi, kui sa praegu pead ennustama? No see strength of schedule on see aasta kõvasti raskem, kui eelmine aasta oli. Ma eeldan, et Patriotsi fännid ka võtsid rahulikult oma ennustasid 11 võitu, mitte rohkem. Ma eeldan Pavel ja kõik need. Aga ma ütlen ka, et ma ennustan 11 võitu, kui ma vaatan ratsionaalselt otsa sellele praegu, sest see kaitse ei ole nii tugev, et me saaks olla stabiilselt siukse 14 võidu tiim veel. Ja, nõus. Ma ise, kui ma peaks praegu ennustama, ma peaks 10,
täpselt sama siis kaitses on nii palju küsimärke. Dillon Tienemann on üks factori nimi, et nagu rookie safety, kelle nad said esimeses raundis, et see safety on nüüd eriti peale Kobe Bryanti vigastus siuke nõrk positsioon, et kui ta suudab nüüd step up ida, mida hooaeg edasi läheb, siis ta võib olla üks playmaker, kes saab seda palli kätte, vaata. No me ikka loodame päris palju safety'de peale selles kaitses. Eelmine aasta sai ka näha, Kevin Bayard tegi, sa enne ei maininud teda lahkujate seas, aga ta läks ka siis Patriotsi. Nii et väga hea hooaja. Ja nüüd Kobe Bryanti vigastusega ongi põhimõtteliselt meie liider on meie esimese raundi pikk safety'de seas, nii et loodame, et saab kiiresti jalad alla ja pre-seasonil tegelikult training camp'is on ka alguses tundus, et jääb tempost maha, aga eks see on iga rookiga, ma arvan, selline ja nüüd kui padded practice'id on alanud, siis ma lugesin, et on ikka väga hästi näidanud ennast. Ja kui me võtame bold prediction'it, siis mina panengi Dillon Tienemanniga oma bold prediction'i, ma panengi see, et ta on rookie interception'ite liider, mis ma ei tea, kui bold see tegelikult on, aga ma valen selle boldi alla. Et see on üks nimi täpselt nagu me rääkime, ta on väga tähtis lüli selles meeskonnas, et kui ta hästi, siis see kaitse võib olla hoopis teist nägu, on ju. Aga sul ka kindlasti mõni bold prediction on ju? No jah, Colston Loveland teeb tight endide receiving rekordi aasta peale, yardid siis. Meil on iga aasta mingi kolm bold prediction'it, see tight end teeb selle üle, see tight end teeb selle üle, sest et see on üllatavalt madal, see mingi 1300. On küll, jah. 1400 midagi oli. Nüüd on 1400, aina. Nii et siis ma ennustaks 1500 jardi Lovelandil umbes tight end. Touchdown'ides meil on palju inimesi, kellele jagada ja reception'id rekord Trey McBride'il, see oli olukorrast tingitult ikka metsikult kõrge, aga ma arvan, jardid on väga täitsa tehtav minu bold prediction ja Caleb'i 4500, et ta lööb sodiks selle 4000, et ei ole ainult 4001 jardi või 4010, vaid on 4500 jardi. Caleb, siis nagu ajalooliselt või see nali on see on running joke olnud siin meie podcastis ka nüüd viimased 5 aastat, mis me oleme teinud, et Chicago Bearsil pole siiamaani olnud mitte ühtegi quarterbacki nende ajaloos, kes on lisandunud 4000 järgi, viimane meeskond NFL ajaloos, isegi Jetsil on üks, aga see on ka aastast 1968 või mida see Joe Namath tegi selle nagu. Paraku nii on, jah. Caleb Williams 4500, siis siis on ka seda argumenti, nüüd oli 17 mängu, nüüd on lihtsam, aga see on juba suuga solid, 16 mängu saab ka täis, on ju. Davai, need on siis 2 bold prediction'id sul, jah? Davai. Et siis selles suhtes on, jah, need on päris head. Need on siuke fun jälgida ka ja neid on lihtne jälgida, see on lihtsalt vaadata, kas läheb pihta, on ju. Aga me räägime divisionist üldiselt sooga siis, kui me teeme Lionsi ära, et lähme siis teeme Lionsi ära. Et järgmine meeskond on ju, kes seda divisioni järsku viimased paar aastat on olnud see favoriit, aga eelmine aasta nad veits lagmunesid, aga varasemad aastad võib öelda, et olid nagu päris Superbowli contenderid, on ju. Aga tuumik on neil sama suures laastus, et Detroit Lionsi peatreener on ikka Dan Campbell, on ju. Aga mõned sellised tuntuvad nimed lahkusid lõpuks nende juurest see aasta nagu David Montgomery, nende short yardage running back, siis Taylor Decker, nende pikaajaline left tackle, Graham Glasgow, nende center on ju, ja siis Josh Pascal kaitseliinis ja Terrion Arnold, nende 2 aastat tagasi esimese raundi pikk, aga see oli off the field probleemide pärast ka, on ju, ja kas see jätkab NFL-is on suur küsimärk hetkel. Ja siis nad tõid sisse see kunnik, sellised huvitavad veteraned nagu Isaiah Pacheco toodi, Chiefsi vana running back, DJ Wonum ja Peyton Turner toodi nagu defensive endi peale, siis Kate Mays, Juice Shrugs ja Ben Barch on siis toodud rindeliini juurde, et sellised journeymanid ja draftis ka esimeses raundis võeti Blake Miller right tackli peale endale ja siis Derek Moore defensive end ja Jimmy Rodler linebacker tuli teises ja 4. raundis. Et kui sa vaatad seda listi lihtsalt nagu, mis nad tegid off-seasoniga ja vaadates, kuidas nad eelmine aasta mängisid, siis nagu ju fännina tegelikult, ma ei tea, kui väga optimistlik ei saa olla ju. No jah, kui neil on tegelikult on väga hästi ehitatud tiim ja sa pead lootma sellele, et lõpuks ei ole kaitsemängijate hooaeg nii injury rohke. See on ikka metsik, kui palju neil iga aasta kõik vennad kukuvad ära. Ja siis tegelikult on loogiline, et nad veterane endale sinna juurde toovad pidevalt, sest kui need nii tihti katki lähevad, siis ega sa ei hakka kellelegi palju maksma, kui nagu... ma arvan, et see, et nüüd David Montgomery ära läks see, Jahmyr Gibbs Fantasy 101 pick praegu,
ma arvan, et see näitab, et noh, neil on liiga parim running back ka see aasta. Et ma arvan, et Jahmyr Gibbs hakkab seal korralikult lammutama ja Amon-Ra ja Jameson on ka piisavalt hea receiving core seal ja Goff on nagu Goff ise, kui veits tõsisem kaitse vastas on, siis on neil häda majas, aga kui on siuke pool hea tiim vastas, siis on hävitustöö põhimõtteliselt alati. Ja seda küll. No üks asi, mis kindlasti, no minu off-seasoni lemmik lükke või lükked üldiselt oli see, kui palju nad tõid talenti ründaliini. Blake Miller mulle räigelt meeldis Clemsoni right tackle, puhtalt sellepärast, ta oli kõige kohe valmis mängima ründeliini mängi üldse, et ta läheb kohe paremale poole, sest et nüüd nad Benesueli liigutavad siis vasaku tackli peale. Ma ei usu, et see probleemi on natuke, tal läheb harjumisega aega, aga Tristan Wirfs tegi just seda väga edukalt, et Benesuel on eliit tasemel tackle NFL-is, et right-left tackle on potentsiaalselt 10 aastaks paigas neil, mis on nagu väga hea. Ja siis Cade Mace sai juba viga, see on kahju, ta oleks starting center olnud, aga õnneks kuu aega peaks olema väljas hooaja algusest, et oktoobris peaks tagasi olema. Ja siis Shrug sinna veidisid Texansist on ja siis Barch, mis tegelikult on ka väga hea sügavuse lükke, et see oli minu üks lemmik lükkeid ja ma ütlen nagu Gibbsi lepingu pikenduses, aga tegelikult ka ju väga hea lükke oli ju. No, pidi ära tegema, lihtsalt Bijan ja Gibbs mõlemad ootasid terve suve, et kumb essana makstakse ja teine vend sai siis $200,000 juurde. Ja tuleviku mõttes ka nagu, Dan Campbell on korduvalt öelnud, et nagu ta usub Jahmyr Gibbsi väga ja siis ta tahab talle seda rohkem palli anda, et nüüd on see võimalus on ja, et nagu nüüd ta on see Belgau, sest Isaiah Pacheco on see, kes tuleb, ma arvan, Isaiah Pacheco ei saa nii palju palli, kui sai David Montgomery on ja. Kindlasti jah, see täiesti, ta on ka ikkagi, ta natuke nägin piltidelt kuskilt massi juurde pannud, aga ta ikka ei võta absoluutselt selle Montgomery mõõte välja ja Montgomery oli ju elite prospect, kui ta liigasse tuli ka, kui ma eksi. Täpselt Chicagoga veel ju, vanasti. Aga nüüd, kui me räägime nõrkadest kohtadest, ründeliin oli siuke, mulle meeldis, mis nad tegid, aga ta on ikkagi unproven, see on natukene, mis me peame nägema, eriti veel, kui see on quarterback, kes ei liigu väga palju ringi, et see on siuke nõrk koht, see on küsimärk, ütleme praegu, aga kaitse on ju siuke nagu Kirby Joseph tuleb ikka veel vigasuselt, Brian Branch peaks terve olema, aga kui terve ta on, et sul on DJ Reader on teisel pool corner, et ta on nagu okei, aga Rock ja Sin on nagu su teine number 2 corner, kes on nagu journeyman veteran, veits küsimärk selle koha pealt, aga on sul mõni siuke koht selle meeskonna juures, mis nagu silma jääb veel eriti, mis on nõrk koht? No ma ütlen, et põhjus, miks nad ei jõudnud Super Bowlile või veel kaugemale play-offides on ikkagi Jared Goff, et mingi limitatsioon on tal, on nende quarterback'il ees, mis ükskõik kui hea sul see ülejäänud tiim on, siis sama ma arvasin Sam Darnoldi kohta ka, et tegelikult sa ei tea, äkki on kuskil sees peidus see clutch gene, et lõpuks tiim nagu üle joone viia, aga mina ikkagi suures pildis Jared Goff on selline inimene, kes pingele vastu ei pea, eriti kui asjad raskeks lähevad, nii et ma ütleks, et see on siuke nõrkuskoht. Jah, see quarterback play on vaata, sest et sa ikkagi nagu Sam Darnold, neid ei juhtu väga palju, väga tihti vaata, et tihti peal sul on ikkagi vaja elite quarterback, et võita seda, et see ei ole nagu nii tavaline, aga kui sa ehitad meeskonna ümber, on näha, on näidatud, et see on võimalik, on ja tervis kindlasti, terve kaitsetervis, mida sa enne mainisid ja number 2 pass rusher on ka võib-olla siuke koht, sest et Aidan Hutchinson on terve praegu, good to go, üks parimaid pass rusherid NFL-is, aga kes ta kõrval on, et siin pole see number 2. Nagu Ali McNeil on väga nose tackle, aga ta on nose tackle, siis Tyleek Williams, Ohio State'i kutt eelmine aasta. Ta on pigem nose tackle, et sul on 2 vendad, kes mängivad sama positsiooni, mis on jällegi, kes sa kaitse nagu defensive tackle'i peal, sa väga ei saa neid 2 mängida korraga. Ja siis Monum ongi üks DJ Monum, kelle nad tõid Carolinas sisse see off-season, aga ta on ka veteran, et mitte midagi erilist, et seal on paar sellist, keegi peab seal step up ime teiselt poolt, et Hutchinsoni kaasa aitama, aga üks asi, mis neil on erinev, vaata Chicago kaitsega, millest me just rääkisime. Hutchinson on sul eliit, vaata superstar kaitse, sul on ju mitte Dan Campbell, vaid mis ta eesnimi oli nüüd, Jack Campbell, linebackeri peal, all pro, üks parimaid linebackerid eelmine aasta on ja Brian Branch on näidanud, et ta võib olla elite safety, vaata, neil on nagu elite talenti on, kui need vennad suudavad terved olla, siis ma arvan, et teised kaitsejupid on nagu lihtsam ümber ehitada, vaata, on ju?
ja ei, üldse see floor, see põrand on nii palju kõrgem puhtalt Hutchinsoni pealt juba, et kaitse on nagu, ta võib olla kehv, aga ta ei saa olla täiesti kehv, kuna neil on tõesti see elite weapon olemas seal. Jaa, täitsa nõus. Aga siis suurim X-Factor, kui sa peaksid ütlema X-Factor, kes sul oleks selle meeleskonna juurde? No mina, kes ma kaitset nii palju ei jälgi mängude jooksul, siis ma ütlen ikkagi, et Aiden Hutchinson on, ma arvan, kõige suurem X-Factor, kui mängijat võtta. Okay. Ta on ikka game breaker totaalne, nagu teeb vastase elu ikka põrguks ja teiselt poolt ma ütleks ikkagi Jahmyr Gibbs see aasta ilma Montgomery'ta arvatavasti võib teha täiesti absurdse hooaja. Okei, ja üks asi, mida ma unustasin mainida ka, Drew Petzing on ju nende uus offensive koordinaator, vaata, eelmine aasta ja hooaja keskel nad lasid lahti, või ei lastud vist lahti, ta oli seal hooaja lõpuni juures, aga Dan Campbell võttis ju vanalt selle offensive play calling'u üle, ja siis Drew Petzing toodi sisse, kes oli siis Cardinals siis viimased 3 aastat olnud siis Cardinalsi offensive koordinaator ka, mis ei ole kõige parem track record, aga on mis ta on ju. Cardinalsi mängijad ei olnud piisavalt head ja tegelikult fantasy osas, miks Sam Laporta see aasta nii kõrgel ongi see Drew Petzingu ajalugu tight endidega. Kui sa mõtled X-Factorile, aga väiksemal viisil X-Factor, siis Sam Laporta võib olla ründes ka see aasta päris oluline. Kuna Drew Petzing on tight endi väga hästi oma ründes kasutada osanud. Ja Sam Laporta tuleb ka ju, eelmine aasta ta lõpetas hooaja keskel millegi vigastusega, vaata, et nagu see aasta on nüüd terve, et peaks väga suurt rolli mängima, eriti kui sul on Jameson Williamson ja Amon-Ra St. Brown ja Jahmyr Gibbs on Sam Laporta, see on juba päris hea tuuik, täpselt sarnane nagu mis on Chicagos on, vaata, lihtsalt Chicagos on kordades nooremad. Ja see on kaitses muidugi Kelvin Shepard on kaitsekoordinaator 2 aastat järjest, et tal võib-olla see kaitseskeem jääb samaks, et see on ka hea kaitsele poole peale. Aga siis nagu, mis peab juhtuma, et Kas nad on nagu Superbowli või past või? Pigem jah, ma ei tea, kaua sa seda tuumikut saad koos hoida ja kõik seda, kuidas sa õnnelikuna ja motiveerituna hoiad neid, kuigi Dan Campbell ta saab sellega väga hästi senimaani hakkama vähemalt, aga ma arvan ka, et nende past nagu eelmine aasta nägime oli päris kole ja ma ikkagi eeldan, et nad on play-off'is järgmine aasta ja on täitsa chance neil olla selles listis, keda ma arvan, et Superbowlile võivad jõuda ka. No NFC poole pealt on ju Ramsey järgi teised on ju, kes on 10 poole võiduga, kui Vegas annab neile optionid on ja ma olen ise ka nagu, ma arvan, edukas hooaeg, kui nad jõuavad championship mängule, ma arvan, see on edukas hooaeg lõpuks, aga jah, pigem sellel hetkel sa juba ootad, et kurat, nüüd lähme teeme ära selle, mis tegemata jäi nüüd 3 aastat tagasi või millal see oli San Francisco vastu. Et see nagu Dan Campbell ütles seda peale seda mängu ja sõna kordus on ju, et see võiski olla meie kõige parem võimalus sinna saada, sest et jah, need aastad on kõik üks vigastus siin, seal mingi teine mees nagu Seattle eelmine aasta on ju, mis iganes, et seda on raske korrata teine kord. Aga siis, nagu ütlesin, Vegas annab neile 10,5 võitu, mina ennustan 12,5, ma arvan, need on kõige parem meeskond, nad võidavad divisioni ja siis Bears on teine meeskond, kes tuleb play-off'i sealt, et Packersi juurde me läheme järgmisena, mul on paar hot take'i Packersiga, aga mis rekordiga nad lõpetavad, mis sa panid 11-6 panid Bearsile, mis sa arvad, mis Lionsil tuleb? No ma arvan, heiterina ma ütlen, et neil on 10 nagu piir ees, aga tegelikult kui ma ratsionaalselt vaatan, siis ma arvan ka, et 11 midagi sellist. Eelmine aasta olid ka kõik nagu 2 võidu sees minu arust 10-9 peal kogu division või 10. Lions oli viimane divisionis ju. Jah. Nad lõppesid 9-8. Kui siin nagu neid üldse rekordeid ennustada, siis ma arvan, et kõik on jällegi väga tasavägine. Et see on siuke division, kus miski ei anna armu, keegi ei ole nagu kohutav ja ma arvan, et siuke 11 võitu nagu Bearsilgi, ma arvan. Okei, siis jääme sinna juurde, siis bold prediction, ma tegin ühe lihtsa ära, nagu mis me ikka ütleme siin selle ära, et Gibbs teeb 1000 hooaja ja ka breigib siis Chris Johnsoni 2500 total yardi, receiving ja rushing siis, ehk siis ühe hooaja peale, mis on päris kõva rekord tegelikult, 2500 väga palju yardides kokku. Sul on mõni bold prediction, kui sa pead praegu siit puusat mõtlema? No ma arvan, Amon-Ra lõpetab kõige rohkem receptioneid wide receiver positsioonil liigas. Okay. Ma rekorditeni vist ei jõua eriti, mis on Michael Thomas ikka veel või? 142 või? Mis on juba?
no igatahes vaadates seda, milline ta olnud on, siis ma arvan, et reception'id on tal kindlasti kõige rohkem. Ma olen sinu Keepsi ennustusega väga nõus. Ja ütleme siis, et näiteks Hutchinson, ma arvan, teeb 20+ säkki. Okei. Jah. Hutchinson 20+ säkki ja noh, täpselt nüüd ta on tervem ka, nüüd tal on ju aasta aega rahulikult vahel olnud, on ju. Et see on okei, säkki. Aga siis viimasena, Kaarel, mis sa arvad siis, kuidas see division välja mängib? Ehk siis ma arvan, et Bears võidab tiebreakeriga 11-6 Lions üle, on ju. Aga mis sa Packersist ja Minnesotast arvad? No esiteks, vaadates praegu, kuidas see kõik nagu Packersi minu arust siuke keemia ja tiimi siuksed vibe'id ei ole eriti head. Kui ma nagu, Jacobsil olid enda jamad mingisugused, siis neil eelmine aasta oli see siuke suur lagunemine, siis Micah Parsons siis tuleb poole hooaja pealt tagasi alles. Siis ma arvan, et kui ma ei vihkaks kõige rohkem üldse seda Vikingsi quarterbacki, siis ma paneks Packersi viimaseks. Aga ma panen, ma arvan, Packers on mingi 9 võitu ja Vikings, ma ei usu Kylerisse kohe üldse, nii et ma arvan 7. 7, okei. Kuule, 7 on suht tavaline, mis Kevin O'Connell suudab mingi Josh Dobbsidega ka 7 välja võluda ja mingi Carson Wentziga tuleks ka 7 enam, ma arvan. Ja, no see kaitse toob neile 7 võitu ära, aga ma kahtlen, et Kyler seal võib-olla 1-2, aga no Kyler on ka ikka väga suur väristaja, ega see, kes seal taga on, see ka palju kaasa ei aita, nii et ma arvan. Jaa, sa oled täitsa nõus. Ma arvan, 11, 9 ja 7 siis võidad. 9 ja 7, okei, davai. Aga Kaarel, thanks tulemast, thanks. Väga ülevaade Bearsist ka ja Lionsist samamoodi on ja. Et siis nüüd me lähemegi edasi Ott Eerikuga Packersiga ja siis lõpetame Minnesotaga, kus meil on siis 2 fänni. Et thanks tulemast, Kaarel. Jah, iga kell väga tore. Järgmine meeskond, Green Bay Packers ja vaatamata sellele, et Ott Eerik on ise professionaalne Ameerika jalgpallur, ta on ka samamoodi NFL-is Packersi fänn. Et kui te lähete tegelikult ajast tagasi, siis tema kõige esimene intervjuu meiega oligi Packersist rääkisime ja siis me rääkisime, see oli peale Covidit, see oli peale seda Londoni aastat, peale seda, kus sa olid, mis see oli nüüd? NFL Academy. Londonis, NFL Academy. Jah, sealt tulles, et siis kui sa käisid nendel tuuridel USA-s ja üritasid ülikooli leida endale vaata ja siis me tegime selle esimese intervjuu, et ma panin, mul oli igav üks päev, siis ma panin YouTube'i kõik need meie episoodid panin erinevatesse playlistidesse ja siis üks playlist ongi ainult nagu siis Eesti poiste tegemised, ehk siis minu Oti ja Peterson intekad on kõik seal sees, et sealt on lihtne üles leida tagasi minna ja kuulata, kui lolli juttu rääkis Ott Eerik näiteks 5 aastat tagasi. Kuldne trio. Jop, et Petsiga peab ka siin rääkima enne hooaja algust, kuigi tal on päris omajagu juhtud, ütleme nii, et me mõlemad teame, aga sellest räägime siis, kui me Petsiga räägime sellest, on ju. Aga Packersist, räägime siis veits NFL-ist, on ju. Meie NFL-i spetsialist nagu Ott Eerik meil on. Vahelduseks. Räägime kellestki teisest kui see endast. Ja muidu ego läheb liiga suureks, toome natuke maha, vaata. Eriti peale 2 touchdowni ja siin 2 nädala. No täpselt siin, VR-idega on oht, vaata, tüüp tõuseb ära kohe. See späägi on nii palju, nagu me eelmine episood rääkisime. No ropult. Aga davai, Green Bay Packers, mis ta tegid siin off-seasonil siis? Matt LaFleur on ikkagi peatreener. Matt LaFleur ja Mike LaFleur on Arizona Cardinalsid. Mul 100% näeb selle vooaeg sassi, aga Matt LaFleur on siis Green Bay Packersi peatreener, davai, mental note. Siis paar nime, kes on pikalt olnud Green Bay's, Rashawn Gary, Elton Jenkins, Malik Willis ja Davion Wicks, jah, lõpuks ometi. Lahkusid siis kõik Packersi juures sellel off-seasonil, nad tõid endale linebackeri Zaire Franklini, defensive tackle'i Javon Hargrave'i, veteran receiveri Sky Moore'i, veteran quarterbacki Tyrod Taylori ja võib-olla ühe suurema liigutusi, mis nad tõid siis Jonathan Cannoni, kes oli siis varasemalt Eaglesi kaitsekoordinaator, siis ta läks Arizonasse peatreeneriks ja nüüd siis eelmine hooaeg lasti ta lahti peale eelmist hooaega ja nüüd Jonathan Cannon on siis Packersi kaitsekoordinaator, mis on väga-väga hea hire ja draftis võib-olla kõige tuntum nimi ja teises raundis võtsid Brandon Sisse cornerbacki South Carolinast, kui ma eksi. Et vaadates neid, ma tean, sa jälgid põgusalt Ameerika nagu NFL-i on ju, siis kui sa oled nagu fänni jalanudes, et nagu kui optimistlik sa oled nagu praegu vaadates Packersi hooaja peale?
vastu minnes. Ma veel kaotuste koha pealt mainiksin ära, et minu üks parimaid sõpru UMass'is Jacoby Keeney James ka kahjuks lahkus Green Bay Packersist. No, jah. Nüüd on Steelersis. Okei. No seegi hea. Suur kaotus, ma ütlen kohe ära. Huge. aga fännina, kui optimistlik sa oled 10 palli skaalal? No ütleme, kui peale seda Micah Parsonsi treidi eelmine aasta ma olin, ütleme, 10-10. No siis ütleme, ma ei tea, tegelikult nagu ei ole, Wicks oli tegelikult selles mõttes tore VR, vaata. Aga Wicks oli tore VR, aga ma ei tea, tegelikult kokkuvõttes nagu midagi väga kohutavat nagu juhtunud ei ole, vaata, et mingist nagu tohutu suurest superstarist nagu otseselt ilma ei ole jäänud. Jep. Aga mis su lemmiklüke oli siis off-seasonil, kui üldse või? No off-seasonil, ma ei tea, nagu Packers on vaata süke tiim, kes ei jõua nagu, kellega ei ole kunagi seda, et wow, mingi crazy signing, vaata. Micah Parsons oli esimest nagu, oli üle pika aja nagu süke, viimane suurem asi, mis Packersiga juhtus, oli see, et Aaron Rodgers läks minema. Jah. See oli viimane suurem draama, aga nagu, sükest pulli nagu täpselt Cowboysi või mingi, ma ei tea, 49ersi või mingi sükeste tüüpide kui Ravens, vaata. Et kogu aeg mingi täiesti crazy free agency toimub, siis seda Packersiga vaata ei ole, sest et Green Bay, ütleme, keegi ei tule liigasse, ei ole nagu tead, kuhu tahaks nagu räigelt elama minna ja mängima minna või? Jop, kõige väiksem linn. Wisconsini nagu... pärapõrgusse nagu. Jop, väga väikses kohta. No just, et jah, siis seetõttu nagu seda free agency mingit tohutut sükest fiestat nagu ei ole, et siis ma ei tea, draft selles mõttes, draftiga ma arvan, võib suht rahule jääda, muidugi 6. raundis kickeri draftimine on ka siuke küsitav natukene, aga nagu muus osas ütleme, kui vaadata seda drafti nimekirja ja off-seasoni signingute nimekirja, siis kaitseliin tuleb üsna tummine, mul on tunne. Jaa, praegu seal potentsiaali on? No ropult on potentsiaali, et aga nüüd ongi see, et millal Maika tagasi tuleb, sest et Packersil on see reegel, et nad, mis oktoobri keskkoht on kõige varasem koht, kus ta tagasi lastakse arvatavasti, et see on see meeskonna reegel, aga vaatamata selle, ma just vaatasin järgi, kui ma bold prediction'it tegin, et nagu Micah Parsons on mänginud 12 mängu kõige vähem oma karjääri jooksul, et on liike 12 säki vähemalt, et nagu see nagu production tuleb taga ikkagi kaasa, et nagu see ei ole üldse probleem. Ma usun ka, et sellepärast ma nagu väga ei muretse nagu. Mis on nagu selles mõttes suurem asi võib-olla ongi see, et see center, kes siis release'iti, on ju. Temast nagu oodati kogu aeg seda, et temast saab nagu see järgmine nagu center on ju. Elton Jenkins siis jah. Jah, Elton Jenkins, aga asja ei saanud, ütleme niimoodi. Ja siis silmiti hoopis siis Sean Ryan 3 aastaks, nii et. Ja sul ongi, võib-olla kui sa räägid nagu nõrkadest kohtadest või küsime, kui ongi tead ründeliin, et nagu sul on vaata... Mis on veider vaata, sest et Packers on kogu aeg olnud see, et need vennad, kes on nagu ründeliini nagu mega hästi vaata developinud ja särki-värki, ehk siis ründeliin ei ole nagu väga mingi nagu tohutu probleem nagu olnud, aga eks ole selles mõttes huvitav näha, nagu mis saama. No nüüd ongi, nüüd sa näedki järgmine samm sellest developmentis, kas nad on jaotud see aasta ka seekord ka teinud, sest et nagu see on väga palju potentsiaalikid vendi nagu Jordan Morgan, kes alustab siis vasakul pool peaks hakkama, ta on nüüd 2 aastat olnud liigas, on ju Arizonas tuli esimese raundi Wicks 2024, on ju, aga nüüd ongi tema esimene aasta nüüd full go nagu left tackli peale, on ju, ja siis sul on nagu Sean Ryan läheb siis kaardi pealt sentri peale, on ju, ja siis sul on Aaron Banks oli see suur veterani signing eelmine off-season 49ers siis toodi sisse, kes ei mänginud väga hästi, et nagu nüüd ongi paremal pool on täitsa küsimärgid, paremal pool right tackli peal, aga jällegi see on küsimärk, aga nad on tõesti ajalooliselt teinud päris head tööd sellega, kes iganes seal mängib hästi, nagu vaata see fucking, kes see left tackle teil eelmine aasta oli see Vallas või mis iganes ta nimi oli, kes läks nüüd Carolinasse vaata, kes oli ka nagu suht mitte kuskilt tuli ja siis mängis piisavalt hästi selle, et see rünne toimiks, vaata. Et selle koha pealt on sul õigus, et nagu sul ei olegi tihtipeale Jaasi nimesse seal olnud, aga nad on hästi ise developmenid ja nii edasi, on ja. Aga kui me vaatame nagu
siuke, mis sa arvad nende receiving core'ist, sest et sul on seal Matthew Golden on ju, Jalen Reed ja siis sul on Christian Watson on ju, et palju on provenit ja natuke ka vigased olnud on ju. Jah, no mis sa ütleb, vaata nüüd eelmine aasta eriti oli see, et oli viimased 2 aastat on olnud see, et on nagu hästi noored olnud, vaata. Ja no see need samad kutid on ju. No just, et nagu hästi süke nagu ühtlane VR-grupp ja jah, et nagu päris nagu põnev jälgida, et mis nad siis tegema hakkavad ja ma arvan, see oli ka nagu kohati naljakal kombel, noh, mitte nüüd enda hooajast nagu mingeid paralleele tuua, aga see oli veidral kombel see nii-öelda ühtlane level oli nagu kuidagi süke tugevus mõttes ka Backersil. Et võib-olla puudus see number 1, puhas number 1, aga nagu need olid, Jordan Love'il oli piisavalt optsioonid, kui visata, on ju. Absoluutselt. Aga mis sa arvad, Tucker Craft on potentsiaalselt week 1 tagasi, ta tuleb siis HCL-i pealt, on ju, et tal oli väga hea breakout year ja nagu väga hea nägi välja ju eelmine aasta. Just. Et see annab ka ju optioni juurde neile passing game'is, et aga noh, kaitse poole pealt 1 positsioonigrupp veel nagu safety on päris hea, sul on McKinney seal taga siis noor, kui Demon Williams tuleb 3. aastal, aga just corner on see, kus sul on Sissi peakski nüüd alustama rukkina kohe ja sul on siis teisel pool on ju see Nixon ja Keyshawn Nixon, kes on väga hea returner. See on küsitav, kui hea cornerback ta on, et nagu see on see positsioon, kus sul on vaja keegi noortest step up'ib, sest et noh, Nickel, kui sa lähed nagu tavalisse noh, nii-öelda base defense või noh, Nickelisse on sul Bullard, kes on rohkem safety, Javon Bullard, kes hästi mänginud, aga ta on nagu nickelback, et sul on nagu outside corneritesse on see kui koht on, tegelikult olgem ausad, see viimased paar aastat olnud, lihtsalt kui kaitseliin on tihtipeale ära päästnud nad vaatama pressure'iga. No just, noh, selles mõttes, kuna see oli eelmise hooaja lüke, kus Jair Alexander ära läks, on ju. Jah. Ta jah, nüüdseks on üldse ameti maha pannud selles mõttes, mis on nagu selles mõttes üllatav, et noh, tüüpi oli kuradi üks liiga parimaid. Jah, mingi 3-4 aastat tagasi oli üks top, nagu kui ta terve oli. Just. Aga no ju siis selles mõttes sai piisavalt palju raha kogutud, et saab Bahamasele ära kolida. Ja ongi, no mis 29 all asi, aga noh, see cornerbackil tihtipeale see cliff või see lagi tuleb väga kiiresti ette või sein, ütleme nii. See on veider jah, vaata, ma just ükspäev mõtlesin selle peale, et nägin mingi klippi, kus kes oli Gilmore või? Oli vist Gilmore või? Kes mängis, vaata, oli kus ta oli Coltsis vist või? Ja, nagu Stefan Gilmore, jah. Just, Stefan Gilmore. Viimased aastad. Oli nagu üks kell nagu mega hot ja siis järsku on kukkus täielikult ära, vaata. Isegi, mis ta nimi on nüüd, Terrell Reevesiga juhtus sama asi. Jalen Ramsey ka low-key sama asi minu arust. Ja Ramsey läks safety peale, nüüd ta üritab siin tagasi tulla, vaata, et see on see lüke, mis sa tihtipeale teed corneriga, et kui cornerina enam ei mängi välja, siis minna safety peale, siis saad veel elada paar aastat, vaata. Jah. Et see natuke aitab küll, aga Backers siis noh, ründeliinist rääkisime, cornerbackist, kaitseliinis on selles suhtes küsimärk, et kes see Parsonsi kõrval see teine defensive end on, kuna Rashawn Kerry läks ära, vaata tallasest reiditi, siis nüüd on Lucas Van Nessi kord, nagu sul on sinu käes on need võtmed, see on su 4. aasta selles samas meeskonnas, ta tuli esimese raundi pikk, üllatuslikult vara 13. pikk, mis kui ma eksi, Micah Parsons oli ka 13. pikk, ta oli 12. pikk. Aga Van Ness oli outside linebacker, on ju? Ta on tegelikult rohkem defensive end nagu hand in a dirt, nagu rohkem nagu Carli see tüüp tegelikult. On jah? Ja, aga ta sobib väga hästi Parsonsi kõrvale. Ta sobib väga hästi Parsonsi kõrvale. Ta on nagu power defensive end ja Parsons on nagu outside backer edge rohkem vaata. Ja, okei. Et selles suhtes on väga vinge tuua, kui nüüd Van Ness saab oma potentsiaali kätte, tal on rookie aast contract year ka, et nagu see on oluline. Aga X-Factorites rääkides, mis sa kes sinu jaoks kõige suurem X-Factor selle meeskonna üles on? No kui Parsons tagasi tuleb, siis kindlasti ma arvan Parsons, noh, Jordan Love on selles mõttes ikkagi tõestanud, et ta on ka mängumees, vaata. Sa oled rahul Jordaniga, on ju? Mina olen rahul Jordan Love'iga, et ma ei tea, mina küll nagu ma ei saa väga viriseda ausalt öelda.
sul on su quarterback Jordanit kaitseb vasaku tackli peal ka Jordan. Kui mitte Jordanit saab ühes meeskonnas olla, see ei ole halb oomen. No see selles mõttes Packers peaks ikkagi vahetama endal riidesponsorit, ma arvan. Muideks Packers, see on ka huvitav, et igal NFL-i meeskonnal on oma need, kes teeb jerseysi. Packersil on alati siuksed hästi, sa saad ise valida mängida, millist tüüpi sa tahad, aga vaata nagu Packersil sa näed hästi palju, hästi üre särk on, vaata, kui sa näed alla, sa näed ära nagu päed ja värki. Micah Parsons, vaata neid Packersi pilte, nagu minu meelest ei ole see ilus, nagu kena. Ei, mulle ka ei meeldi. Vaata, Ravensil on hästi siuksed nagu kuidagi tummised, vaata. Mulle pigem meeldivad siuksed. Aga mitte ka nagu liiga, vaata, mitte liiga tummised. Ja Packersil on nagu trenni omad, nagu mul on trennis siuksed, vaata. Just, neil on nagu trenni jersey. Peaks korra guugeldama, miksed Packersi trennis olekid siis, aga seda äkki parem. No just tealt. Ma pean küsima, Jakobilt küsima, kuule, et täpselt. Ja muidugi ma pean X-Factorina välja tooma ka Matthew Goldeni, see oli minu, kui ta draftis tuli siis eelmine aasta või see on üle-eelmine aasta, eelmine aasta oli rookie, jah. Mulle räigelt meeldis ta mängustiil, kõik asjad, kõik need, milline ta välja näeb ja kõik asjad, et siis ta on X-Factor selle koha pealt, et keegi võiks sammu võtta number 1 receiveri poole ka selle meeskonnas. Ei, muidugi, kindlasti. Aga selles mõttes ma tegelikult, kusjuures naljakal kombel ma just vaatasin nagu ekstra eelmise aasta nagu VR-ide statte. Ja mõtlesin, et huvitav, et kus nagu tüübid on ja ei taha nüüd jälle endast rääkima hakata, aga mõtlesingi, et nagu näed, mul on antud hetkel nii palju jaardi, nii palju touchdown, et näed, et huvitav nagu, et kes enam-vähem samasuguste nagu statidega lõpetas, vaata eelmine aasta. Et ja siis ongi, Matthew Golden eelmine aasta ju mängis 14 mängu, 0 touchdowni ja 361 jardi, on ju. Ja siis ma mõtlesingi, et samas nagu see tüüp valiti drafti esimeses raundis, ehk siis nagu temalt esimest korda aastas mingi 2002 või mis see Packers tegi, vaata just. Ja nagu, ta ei mängi mingi, see ei ole tema lagi nagu kindlasti mitte. Jaa, kindlasti. Et ma ei imestaks, kui see tüüp, ma ei tea, kas ta tonnise seasoni teeb see aasta veel ära. Ma ennustaks kuhugi 800-900 jardi kanti, ma arvan. Okay. 800-900 jardi ja ma arvan mingi siuke 5-6 touchdowni. Jah, see on väga hea samm edasi juba, vaata, et kas see ikkagi... see on ikkagi juba samm nagu VR1 poole, vaata. See on juba samm VR1 poole. Aga kui sa võtame kokku selle kõik, et mis nagu fännina, mis sinu jaoks nagu hea aasta, mis Packers peab saavutama see aasta, et nagu, et sa ütleksid, et lõpuks, et see on hea aasta? Vaata, Packersiga on nagu kogu aeg see värk viimased, siis kui Rodgers ka veel mängis, et nagu sul on kogu aeg, sa oled justkui nagu kogu aeg hot, vaata. Jaa. Et sul on nagu teoreetiliselt nagu, et tavai, et kui kui me nüüd nagu mängime nagu nii, nagu peaks mängima, siis tegelikult võiks nagu ära võita kogu asja, vaata. Jah, aga alati tuleb, kogu aeg tuleb 49ers ette. Jah, või siis see, jah. Aga ei, tegelikult on see, et korda läinud aasta, ma arvan, play-offidesse jõudmine on jälle korda läinud aasta. Võitu ei taha. Ma ei julge ennustada, et Packers võidab NFL-i, seda ma kahjuks ei usu. Okay. Aga play-offi võit? Play-offi võit oleks ka päris positiivne. Ütleme, maksimumprogramm, ma arvan, Packersi puhul on NFC Championship. Okay. Aga ma kardan, et seda ei juhtu. Pigem küll NFC-s on veits keeruline, sul on seal 2 Ramsi ja Seahawks ja sul on samas divisionis veel Bears ja Lions ka, mis on päris hästi, need mängivad ka, et see ei lihtis olema, jah. Bears ja Lions, seal on täpselt see, et siis peavad teised divisionid nagu halvasti mängima, et siis on võimalik tulla play-off. Aga kui me vaatame ennustuste poole, siis Vegas annab 9,5 võitu, mis on täpselt sama nagu Bearsil, Lionsil on 10,5 ja Minnesota on siis 8,5 peal. Et kui me ennustame, siis praegu ma olen täpselt selle 9 ümber. Mina ennustaks 9-8 sinna poole just sellepärast, et see kaitse poole peal, kuna Parsons on ka puud, et just see hooaja alguses, kuidas nad alustavad, et ma pigem näeks, et lõpuks tuleb see Matt LaFleuril see down year coachina.
Sest ta on nii hästi sellest sitast sõja viimased aastad teinud ilma ära Rodgersita tegelikult, aga mingi aeg, ma ei tea, lihtsalt praegu ei tundu, et see meeskond on väga nagu hästi kokku pandud, ma ei tea. Jah, no samas kui sa vaatad nagu schedule'id, siis tegelikult schedule nagu mingi tohutu raske ei ole, vaata kuni Maika tagasi tulekuni, et noh, sul on at Minnesota, at Jets, Atlanta kodus, noh, esimene 3 on siuke, noh, Aga see ei ole üldse hull, jah? noh, see on okei, on ju, ja siis 4. mäng on at Tampa. Mis ei ole ka väga Tampa seal, noh, ei ole ka väga hull, ütleme jah, noh, et esimene hullem mäng ongi see 11. oktoober Chicago kodus. Võt, see on võib-olla mäng, kuhu sa üritad saada Maikat tagasi selleks ajaks ka vaata. No just. Ja, aga noh, peale seda okei, noh, tuleb versus Tallas, on ju, või noh, Tallas kodus, mis on ka okei mäng, noh, Cowboys on Cowboys. Siis tuleb at Detroit, mis on raske. Ja nii see on Carolina on ja see on Patriots ja Minnesota ja see on bye week, et noh, siit tegelikult kui sa siin esimesed poole lähed mingi 5-5 on jumal okei juba ju. No ma arvan, minnakse rohkem, aga noh, ma ainukesed, keda ma näen, et kaotatakse, noh, on Chicago, Detroit ja New England on ainukesed mängud, mida ma näen, et nagu reaalselt kaotatakse. No 5-3 või midagi sellist on ju siis. Või noh 7-3. 7-3 jah, 10 mängu on jah. Sest et noh, peale bye week'i tuleb sul LA Rams, on keeruline at LA ka on ju, aga siis on sul... No jaa, aga samas vaata, see on peale bye week'i, nii et noh, selles mõttes see on päris... Aga mis see päris huvitav see, et sul on Rams raske mäng, siis on Saintsiga, no see ei ole nüüd nii keeruline, siis on Buffaloga jälle raske mäng, siis on Miamiga, see ka ei ole väga raske mäng on ju, vaata. Siis on Chicago, see on kogu aeg jah, aga no lõpp läheb crazy'ks, sul on Chicago, Texans ja Detroit, vaata. Et see on päris keeruline seal, aga nagu need 3 mängu võivadki hooaja lõpus ära selgitada, kas saab play-offi või mitte, vaata. No just. Et selles suhtes on kindlasti huvitav, jah. Aga sul mõni bold prediction ka on või? Aga oota, sa oli Annu, mis sa arvad, mis lõpuks rekord tuleb? Suurepärane küsimus. See on väga täpne. Ma ütlen, kui Vegas over-under on 9,5, ma ütlen üle. Ehk siis 10 või? Või 11? No parem 10. 10-7. 10 kindla peale. Davai. Ehk siis täpselt seal ümber on ju. Aga mõni bold prediction ka on või? See peab pool tulema. Bold prediction või? Ma võin enda ma öelda nii, et siis selles suhtes ma panen suksed, see on väga bold, aga las ta olla bold. Lucas Van Ness lõpetab rohkemate säkkidega kui Micah Parsons. Isegi vaatamata sellele, et Parsons ütleb, et esimesed 5 mängu jääb vahele, ta mängib ikka 12 mängu, ta on varasemalt ka 12 mängu 12 säkki saanud, et nagu ta on iga aasta teinud 12 pluss säkki, et nagu Lucas Van Ness peab vähemalt 12 peale saama, siiamaani ta karjäärahi on 3. Okei. Vaat see on minu bold prediction. See on tõesti bold prediction. Jop. See on tõesti bold prediction. Aga kui sul ei ole, see peaga see ei ole kõige lihtsam asi. 4 on, sorry, Lucas Van Nessi on 4 oli esimese aasta, sorry. Karjäärahi. Mul ei ole jah. Davai. Mul ei ole jah mingit tead. Ma ei ole väga hot tegi mees, ma olen siuk kindla peale vend, vaata. Sa oled kindla peale, et võidame. Ma olen kindla peale vend. Aga kuule, Ott, thanks tulemast, et siis sellega lõpetame Green Bay Packers ja siis järgmisena tuleb Minnesota Vikings. Tšau, Ott. Tšau. Ja siis viimane meeskond, võib-olla selle divisioni kõige siuke unknown meeskond, sest et teiseks 3 meeskonnas, millest me just rääkisime, neil on nagu me teame enam-vähem, mis nad on. Minnesota nüüd peale seda kõige tähtsam positsiooni lüket on siuke võib-olla kõige suurem küsimärk, aga see võib minna mõlemad pidi nii heasse suunda kui halba suunda. Aga selleks on meil kohal lausa 2 Minnesota fänni, et Toomas, kes on meil siin aastast aastasse olnud, väga head informatsiooni on. Tere tulemast, Toomas! Tervist! Et tagasi siis jälle ja siis me leidsime Chrisi ka vahepeal, et seal ikka sugulas connectionitega on, et Chris, tere tulemast! Tere, aitäh! Aga Toomase lugu me teame, Chris, miks sa Ameerika footi vaatad? Miks sa sellest imelikku sporti vaatad? Miks Minnesota Vikings üldse? No minul tegelikult läks üllatavalt kaua, kuna ma ise kasvasin seal USAs üles, aga nooruspõlves kuidagi tükk aega läks aega, nagu viitsiks seda sporti nagu jälgida, pluss mina olin seal New Jersey's ja siis kohaliku tiimis oli jäähokis ainult ja siis korvpall oli ka, kuni see ära kolis.
ja siis mina olin põikpäin, et mina New Yorgi poolt ei taha olla ja Philadelphia poolt ka mitte, et siis mingi hetk oli mingi et Eesti niisugune Põhjamaa poiss, viikingid on ka olemas, et siis okei, et olen siis viikingite poolt, kui vaja siis teistega seal spordist rääkida ja siis ka, mis ma arvan, et esimene hooaeg, mis ma hakkasin nagu intensiivsemalt jälgima, oli vist ma ei tea, sisuliselt hooaeg pärast, kui see 15-1 oli selle Mossi ja nendega, et siis pärast seda tekkis huvi, et nii et. No see on ikka pikaajaliselt siis. Nojah, siis selles mõttes pikaajaliselt, aga minnul juba mitu aastat kõik räägivad Ameerika Arpalis, Ameerika pallis, siis mõtlen, mina ei tea midagi sellest, siis ma natuke ikkagi proovisin. Tõsi, et aga ma teen kiire recap'i, siis mis Minnesota tegi sellel off-seasonile, siis saame edasi minna, mis te arvate sellest tulevasest hooajast, on ju. Et siis peatreener on ikka Kevin O'Connell ja siis GM vahetati ära, et mis iganes ta nimi oli, jah. Ma ei hakka seda Aafrika nime hääldama, mul ei ole Kallased ka praegu, on ju. Et siis toite uue GM-iga sisse, aga tundus, et nende kahe peatreeneri ja GM-i vahel see suhe on kõige parem ka, aga sellest saame kohe rääkida ka. Aga siis mängijate poole pealt Jonathan Greenard, Jonathan Allen, Javon Hargrave, Jalen Naylor ja siis CJ Ham näiteks, legendaarne fullback ja siis retire'is ja need varasemad mehed siis lahkusid meeskonna juurest ja siis Kyler Murray toodi sisse veterani miinimumiga, Brian O'Neillile anti lepingu pikendus, väga hea right tackle ja Juwan Jennings toodi sisse receiveri peale ja Ivan Pace Jr. linebacker tuli ka siis tagasi ja draftis võtsite üllatuslikult esimeses raundis siis Florida D-tackle'id Caleb Banks'i ja teises raundis tuli siis Jake Golday linebackerina ja siis on veel defensive tackle ründeliini ja safety abi tõid siis kolmandas raundis ka juurde. Et Toomas, alustame sinust. Kui rahul sa kui optimistlik sa oled praegu tulevase hooaja poole vaadates, just Minnesota meeskonna ehituse poole pealt? Ma olen kuulanud siin teiste meeskondade fänne ka seda hinnangut andmas, seal tugev 7 on päris domineeriv number vist, kui ma ei eksi, et mul on ka selline parajalt keskpärane, nagu ikka kõik Minnesota hooajad sellised, kõik on nii keskpärane, kõik on nii tavaline, et ei julge seal midagi muud loota, et võib-olla ainukene selline ootusmärk ongi, et mida Kyler Murray siis suudab. Aga kõige muu poole pealt mul küll nagu mingiks optimismiks erilist ainest ei ole. Okei, Chris, mis sa ütleksid? Ma arvan jah, Minnesota fänniga on raske kunagi liiga optimistlik olla, aga ausalt öeldes nagu eelmine hooaeg, eks me quarterbacki jutust juba rääkida, vist oli 99 ja mitu winni meil oli, ma ei mäletagi. Selles mõttes, et arvestades, milline quarterback play eelmine hooaeg oli, läks päris hästi, et tegelikult ma olen nagu optimistlik, et võiks nagu Kyler Murray'ga, ma usun temasse, siis võiks nagu veel paremini. Mina pigem oleks sinna 8 poole, natuke kõrgem, nagu natuke rohkem optimismi. Okei. No, päris eestlane ei ole, aga me peame kõik olema lõppude lõpuks siin eestlased, on ju, et siis on ikka, ei saa ju liiga optimistlik ka olla, on ju. Aga Toomas, nüüd on quarterbacki otsus on tehtud, et siis JJ McCartney on siis backup või vist on backup, eks me näe, kus ta täpselt on, aga Kyler Murray on igal juhul starter on ja tundub, et suht kindlalt, et kas sa oled seal lükkega rahul, mis nad tegid esiteks selle, et nad üldse Kyler Murray sisse tõid ja nüüd kuidas see siin enne esimest nädalat on kulgunud? No esiteks, ma ei ole Kyler Murray fänn, et ta ei imponeeri mulle ei inimesena, kuigi ma ei tunne teda ja ma olen päris kaugel temast üldse nagu midagi detailselt teadma, aga sellest hoolimata. Kõik, mis ma kuulasin, ei ärata nagu usaldust. Ta ei imponeeri mulle ka mängijana, sest et ma olen sellise eelarvamusega, et mängujuht peab ikka 6 jalga pikk olema. Okay. Et muidu ei saa, eks. Et ma selles mõttes, ma ei ole kindlasti tema fänn või temasse uskuja, aga arvestades, millise tehingu ta saadi, siis oli see kindlasti super tehing. Et selles mõttes oli vaja kedagi sisse tuua ja nii odavalt saadi nii kõrge profiiliga mängujuht. Nii et tervikuna sõltumata oma isiklikest eelistustest, see oli ikkagi väga hea lüke. Ja see, et kas ta alustab või mitte, küllap see oli algusest peale teada ja etendati lihtsalt sellist näitemängu, mida oli vaja siis viisakusest teha, et äkki on JJ McCarthy'l ka mingisugune võimalus, et nüüd selle viimase, mitte ainult selle väljakuulutamise
peale, aga ma arvan ka viimase pre-season mänguga nagu saavad kõik aru, et seal tegelikult ei olnud eriti mingit lootust, et selgelt Kyler on alustaja, oli mõeldud alustajaks ja jääb alustajaks. Ja Chris, mis sa sellest arvad, et teised siis mis see JJ-ga teha nüüd? Ega see on ju tegelikult väga midagi polegi teha. Mis me teeme taga nüüd? Ja ega see on jah olukord, et ta väga palju NFL-i jõudnud mängida, et esimene hooaeg on ju ei mänginud midagi ja siis juba eelmine hooaeg ka oli pool aega vigane, et ma ei tea, samas temaga see kõik see nain ja kõik see, mis käib, et tundub, et enesekindlus tal jätkub, et ma arvan, et see, mis rukkidega on, et kui enesekindlus kaob, et siis on nagu lips läbi, et ta võib veel nagu eksisteerida, aga ma arvan, et jah, pre-seasonit ka vaadates tundub, et see areng ikkagi ole see, et ta mingi selles liigas mingi starter tasemel päris mängija vast ei ole, et noh, draftis oli nii, et ta oli neli quarterbacki oli ja Vikingisi piki ajal oli ainult üks jäänud ja tema seal oli, et lihtsalt oli vaja siis selles olukorras otsustada, et me kedagi ei pea võtma ja lihtsalt noh, võib jah, ma ei tea, mina olen üldiselt ei taha liiga vaenulik olla, aga jah, ega seal mingit, ma arvan, riski ei ole, et pretendeerib selle starter positsioonile see hooaeg, et ma arvan, et see on, kui just Murray päris ennast katki, siis tema on hooaja lõpuni ikkagi tema. Kiiresti jah, ei vastus, kas te jätaksite JJ meeskonda või pigem oleks see, et nagu lõpetame, nagu saadame, kui potentsiaalselt äkki tahab isegi treidida mingi 7. raundi piki vastu, et kumba te teeksite? No pigem ei, ma arvan, et lasta see rookie contract ole läbi ja vaata, mis tast saab, et proovid midagi teha, aga noh, pigem ei hakkaks midagi tehingut tegema. Okei, Toomas? Mul ei ole ka lihtne vastus selles mõttes, et kui võtta ainult mängija oskuste poole pealt, siis ma jätaks ta varumängiks. Ma arvan, et ta on nagu varumängija kaliibriga mängija ja ta suudab nendel hetkedel, kus on natuke nagu kointos või lähed suhteliselt hea meeskonna vastu ja sul on vaja, et joppaks, et siis tal võib jopata. Aga ma arvan, et see NFL-i reaalsus on see, et niisugune situatsioon, mis on nagu tekkinud, et ta treiditakse ära või kui treidi ei leita, siis lastakse lihtsalt vabaks. Võib-olla mitte hooaja jooksul, võib-olla pärast hooaega, aga ma ei usu, et ta pikalt jätkab. Ja sest, et teil on ka lihtsalt quarterbacki juures lõpetades ka, teil on ju Carson Wentz lepingu all on ja kes on väga soliidne backup eelmine aasta, kui ta ennast ära ei tapnud, siis oli jumal okei tõudus. Ja siis on ka Max Prosmer on ka seal, kes ta näitas midagi, kas just potentsiaali mõttes, et ta on rohkem niisuguse kaliibriga vend, kes on nagu, anna talle paar aastat lasta olla süsteemis, et võib-olla mingi aeg hea backup quarterback, vaata, et seal ei ole mitte mingit muud pressure'it, vaata, mis JJ-ga võib kaasa tulla. Et see on see alati oht ja noh, eriti arvestades nüüd, et kui Kyler mängib hästi, mis sa Kyleriga teed järgmine off-season, et see kõik küsimus ka, aga noh, eks me räägime sellest rohkem off-seasonil ka, et Minnesota fännina ta on üks aastase meeskonnas, loodame, et mängib hästi ja siis tegeleme selle probleemiga. Aga Chris, muidu tervet off-seasonit vaadates, mis sul nagu lemmiklüke oli? Välja, kui me Kyleri võtame välja siit? Kuidagi, noh, minul pigem ei meelde Jersey ja mul ka selles, et see Harrison Smith läks ja siis safety't asemele nagu ei draftitud esimeses raundis, aga kui vaadata seda muud filosoofiat ja tiimi, kuidas on kokku pandud, et tegelikult mulle meeldib see first round pick, et see liinimäng, et minu meelest see kaitseliin, mis tuleb see hooaeg, tundub ikka päris õigel tasemel, kui kõik on terved, ma tean, et see, kes first pick oli, et tal need vigastused vist on olnud varem, aga noh, oletades, et kõik on terved, siis tegelikult ma olen, et see, mida Flores suudab selle kaitseliiniga teha ja linebackeritega, et mina selles mõttes arvan, et vaadates Seattle'it eelmine hooaeg, et sul ei ole vaja quarterbacki, kes on top 5 quarterback, et tingimata väga hästi minna ja kui defense on nii hea, et mina nagu see defensive line on ikkagi, ma arvan, selles mõttes ma arvan, et draft läks okei, isegi kui ma isiklikult oleks tahtnud mingid safety't ka paremat, aga jah. Ja noh, sa ei saa alati valida ja see vend, keda kõik mock draftid panid teile, et Dylan Tienemann läks hoopis divisioni, et siis saate teda 2 korda aastast näha Bearsi uniformis on ja, et nagu sellised pidi olema kõige lihtsam drafti pikk üldse, aga keegi. Ja, täpselt. Aga Toomas, sinu, on sul veel mõni siuke huvitav lüke, mis silma ei? No paha lugu on see, et tegelikult ju suuri signinguid ei olnud, et midagi, mis nagu silma torkaks, oleks märkimisväärne ei olnud ja mul ei jää nagu põhimõtteliselt muud öelda kui John Jennings, 3. püüde,
et kolmas püüdja ei ole see, kes peaks olema su nagu parim signing hooaja väliselt. Aga ma arvan, et seal võib olla see natukene selle, mis selle teise püüdja nimi nüüd on, Jordan Addison. Tema probleemide taust seal võib-olla mängib natuke ka, sest iseenesest ka need 4. ja 5. püüdja enam-vähem nagu mingisugusel adekvaatsel tasemel, kellest annab loota isegi 3. püüdja nagu välja mängimist. Et see John Jennings võib-olla just on pigem see, et ta täiendaks Jeffersoni ja Addisoni, et on natuke teist tüüpi mängija, kui see esimesed 2 püüdjat. Ja siis veel Addisoni need probleemid ka, et on nagu pigem selline turvavõrk või langevari, et kui midagi peaks pahasti minema. Aga jah, muid suuri lepinguid tegelikult ju ei tehtud. Jaa, selles suhtes küll väga lühike list on, aga mis ei tähenda ilmtingimata, et see on nagu halb asi. Chicago juures oli täpselt sama probleem. Chicago ei teinud ka otseselt mitte midagi, aga sul on mingi osa rahast, kas salary cap'ist on seotud juba mängijatele, kes on pikemat aega olnud, siis sul ei olegi midagi teha. Aga nüüd ongi nagu, kui me räägime nagu muret tekitavate kohtade juures, siis küsimus teile, Toomas, alustame soost. See sama tuumik, välja arvata quarterback on ju, aga kui me võtame sul nagu põhined weaponid on ju, sul on Jordan Addison, Justin Jefferson, DJ Hawkinson ja Aaron Jones, on seal olnud juba 3 aastat koos või isegi 4, Jones vist ei ole nii kaua olnud, aga Jordan Addisonil on nüüd 4. aasta tulemas, et kas see tuumik on ennast, kas see tuumik hakkab ka veits vanaks jääma, sest Hawkinson ei olnud nüüd kõige suurem difference maker eelmine aasta, et kas see on võib-olla niisugune murekoht sinu jaoks ka või ma mõtlen liiga palju siin? Jah, ma ei oska seda seletada või numbritesse panna, aga vaadates kõik eelmise hooaja mängud ära, siis mulle kumas sealt ründest ka midagi muud kui ainult mängujuhi probleem. Mul oli kogu aeg tunne, et midagi muud ka ei klapi. Jooksjad ei ole piisavalt head, isegi Jefferson tropib palli ootamatutes kohtades. Ründeliin oli muidugi selles mõttes nii palju vigastatud, et seal oli, ma ei tea, kas 20-30 erinevat kombinatsiooni ründeliini, mida hooaja mängiti. See loomulikult ei aitanud kaasa, eks. Aga jah, natukene selline ärevus tekkis, et kuigi kogu aur on läinud mängujuhi probleemi kajastamisele, et siis tegelikult nagu mul oli tunne, et mingi asi ei klikkinud ka ülejäänud ründe juures, et see ei olnud nagu ainukene. Okei, Chris, mis sa arvad sellest? Mina võib-olla olen veel selles tuumikus nagu optimistlikum selles mõttes, et eelmine hooaeg oli see quarterback oli niisugune nagu tsükkel, et Wentz ja JJ ja Bosmer, ja ühel kell, ei olnud väga palju seda kõrgtasemelt viskamist ja ma arvan, et see Jeffersoni natuke kehvem hooaeg oli ka natuke, et võib-olla vaimselt natukene checked out, et lihtsalt oli nagu frustreeringud, et nüüd kui oletame, et Murray mängib mingi tase võrra kõrgemal, kui mis eelmine hooaeg oli, ma arvan, et need relvad, mis seal on ikka päris head, et vähemalt viskamispoole pealt, et ma arvan, et see natuke see, kes selle, aga minu ainu küsimärk on pigem see Jones ja Mason, et ma arvan, et tervet liigat vaadates ei ole kuidagi kõige märkimisväärne run game ei ole, aga Murray ise peaks päris hästi ringi jooksma, nii et selles mõttes, et võib-olla see annab ka natuke seda paindlikkust juurde seal, et ma arvan, et jah, ma ei tea, Vikingite ajalooga on alati see, et nagu üks põhitükk on alati puudu ja siis see läheb aken kinni ja siis jälle tekib mingi võimalus, aga ikkagi üks tükk jääb puudu ja jälle jääb kinni, aga et võib-olla eks näis jah, et mina pigem mul see rünnakutuumik üldiselt meeldib, see vähemalt see receiving core minu üsna positiivne. No pluss veel sul on peatreener on iga, kes on ründa suunitlusega, kes on näidanud vähemalt aastast, et ta suudab teha nii-öelda sitast saia päris edukalt, et vahet pole, mis quarterback on eelmine aasta, ta lõpetasid 9-8 kuidagi, nagu olgem ausalt, see on päris happy, et sealt tuli 9 võitu lõpuks välja, mis tagantjärgi mõnes mõttes ei ole nii hea, aga see on see alati kahe otsaga asi fännina ka. Aga Chris, on sul mõni teine murekoht selle meeskonna juures, võib-olla kaitse juures siis? No ma arvangi, kaitses on suht selge, et nõrkoht ongi see secondary, et nagu see safety olukord on mitte, et see Smith eelmine hooaeg oleks nagu top mingi safety, aga ta ikkagi ka vanaks jäänud, aga piisavalt ja siis need cornerbackid, mis ta see Murphy on tegelikult päris, Murphy ja Rodgers on nagu okei, aga see on see, et
jah, et selle puhul ei tea, on vähem nagu seda enesekindlust, aga ma ütlen, et mina loodan selle kaitseliini peale, et see suudab piisavalt seda pressure'it panna ja et see secondary peab natuke vähem tööd tegema, et jah, ja võib-olla see teed mingi, mis see 4. või 3. raundi safety, mis seal lõpuks võetud oli, võib-olla tuleb välja, et ta on väga hea ja teeb oma töö ära ja piisab sellest, et eks näis, aga. Okei. Toomas, on sul veel midagi lisada nõrkuste koha pealt, midagi spetsiifilist? Ja ma ei ole Chrisiga lihtsalt nii sama meelt optimistlik kaitseliini või nii-öelda front 5, et mitte front 7, aga front 5 osas, et nagu sa Ülar ise alguses ette lugesid, 3 esimest kaotust olid just kaitseliin ja edge rusher, eks, sealhulgas Jonathan Grenard, et tegelikult neid on asendatud 2 drafti valikuga ja seda 3. asendust, keda paljud on lootnud, et võetakse mingi veteran, Jadeveon Clowney või Von Miller, eks näiteks, need on ära läinud turu pealt, et seda veterani pole veel juurde võetud, et edge rusheri sügavus on meie jaoks väga suur küsimus. Sest praegu on starterid, Van Ginkel on veteran, mängib hästi, aga ta ei ole mingi eliit, vaata, aga sul on Dallas Turner on see nimi, vaata, kes tuli J.J. McCartney'ga samas draftis, oli ta see teine esimese raundi pikk, aga kuna J.J. oli nii halb drafti pikk olnud, siis Dallas Turner nagu unub ära, aga ta ei ole ka väga hästi mänginud 17 pikk Alabamast, kes pidi ka olema üks top pass rusherid tol aastal, aga tal on, nüüd tal on võimalus. See on 3 aasta, et nagu nüüd näita, mis sa suudad, sest et me investeerisime päris korralikult sinusse, et Caleb Banks oli siis esimese raundi defensive tackle, kelle te valisite, kellel üllatuslikult, aga tal on potentsiaal olemas, Floridast tuli, aga tal on see vigasuste jama ja nüüd just eile lugesin peale seda teist pre-seasoni mängu vend ütles otse välja, et kuule, ma pean rohkem conditioning'u tegema, ma vastupidavus ei ole väga hea olnud praegu, et see ei ole defensive tackle kohta, see ei ole hea asi öelda praegu nagu pre-seasonil. Aga jällegi Rukki, et õpid ka, et teie õnneks Brian Flores on alles, et kui sul ei ole nagu otseselt väga head pass rusher, siis skeemi, keda saab alati kaasa aidata ka, et see on võib-olla üks tugevamaid kaitsekoordinaatori üldse ja kui me eksi, kõige rikkam kaitsekoordinaator NFLis just, aga see on vist abel info ka. Ja ma peaks kiitma ka see Cashman ka seal linebackerina tegelikult on ka päris üsna hea, ta eelmine aeg vist vahepeal oli vigane, aga minul on ta väga positiivse mulje jätnud, et lihtsalt, et seda pressure'it tekitada seal skeemi kaudu seal Floresega töötab väga hästi minu meelest. Ja muidugi tal on Metellus ka alles või safety peale, et Josh Metellus, see on ka siuke Swiss Army knife, kes teeb suht kõik, kes sul seal kaitses on. Aga kui me räägime X-faktoritest nüüd nagu, mis sa, Toomas, kes sinu jaoks kõige suurem X-faktor siin meeskonnas on? Just käis läbi Dallas Turner, ongi Dallas, jah. Grenardi asendama, siis sisuliselt minu jaoks on ta nagu peamine küsimus, et kui see ei toimi, et mis siis nagu kaitsest saab, mis pass rushist saab, mis kaitsest tervikuna saab, et ta peab olema sisuliselt sama hea kui Grenard. Kellel oli 10% eksi, on ju? Eelmine aasta oli küll vähem, ta säkke ei saanud eelmine aasta palju, ta üle-eelmisel aastal oli vist 10,5 või midagi sinna kanti, eks. Eelmisel aastal säkid läksid maha, aga pressure rate oli kõvasti ja ta tõmbas endale tähelepanu, et ka tegelikult Turner ise sai paremini mängida hooaja lõpus eriti tänu sellele. Et jah, minu poolt kindlasti Dallas Turner. Okei, Chris, on sul mõni? Mina pigem ütlekski kohe see Flores ise, et alati nende geeniustega coach'ide mõttes on alati see, et mingi aeg läheb aega ennem, kui neil liigas hakkab nagu paremini selle vastu võitlema, et kunagi oli see Zimmer, kui kunagi oli head coach kaitse nagu fookusega, et mingi aeg see mingi kaitse oli väga hea, aga lõpuks siis ma ei tea, kas ainult mängijatest või kuidagi lihtsalt see nagu hakkas vaikselt lagunema, et mingi, et see et kui Flores suudab jälle midagi välja mõelda, midagi oma mängijatega nagu kokku võtta, et see, ma arvan, see tiim suuresti sõltub, et kui väga see kaitseüksus tervikuna teeb ja see tuleb sealt ülevalt alla, et mis iganes see Flores suudab seal skeemitada, et ma arvan, et see on see põhiline, jah. Jah, selle koha pealt on teil coachidega ma ei ütleks, et ei saa väga nuriseda, et sul on Brian Flores kaitse poole peal ja Kevin O'Connell on ründe poole peal, ja Kevin on ise veel peatreener ka, et nagu sellega on nagu paigas, et play callerite koha pealt ma ei tea top 5 NFL-is, kui mitte isegi seal top 3, kui mitte esimesed nagu, sest et
Andy Reid, Spagnolo ei ole nüüd nii palju paremad või noh, isegi tegelikult võib-olla isegi teistpidi, on ju. Aga jah, kui mängija peaks valima, et siis ongi, ma arvan, seesama see Banks, et kas ta suudab olla terve, kas ta suudab iga mäng selles mõttes, et ta on ikka üüratu suur vees ja et kui ta mängib nii nagu potentsiaal talle lubab, siis nagu ma arvan ka, et sealt see jookseb, jah. Aga siis nagu Toomas, mis on sinu jaoks see, et mis peab juhtuma see aasta, et sa ütleksid aasta lõpuks, et see oli hea aasta? No ma võtan siit selle vana plaadi välja, mis sisuliselt ma ei tea mitu aastat seda sama asja olen öelnud, aga kui sa oled kogu aeg keskpärane, siis on ootused ka kogu aeg samasuguseks. Et võita lõpuks esimest korda üle tüki aja play-off mäng normaalselt, kindlalt, mitte puterdades, mitte väga nõrga vastase vastu, et selline play-offidesse jõudmine, korralik esimese raundi võit ja sealt edasi on juba siis natukene rohkem loteriidiks. Aga kindlasti play-offidesse ja kindlasti üks võit. Et siis oleks juba nagu okei. Okei. Chris, mis sul oleks? Jah, selles mõttes iga vastuse, mul oli täpselt sama vastus mõeldud, et nagu see on see nagu ja viinipäev, et kui play-offi võidu saaks, siis on okei, et tükk aega ei ole seda olnud, et kui olla selle, siis on nagu, et jälle järjekordne selline hooaeg siis, et kahju jah, et see divisioni tough on, et see play-offi saamine juba teeb natuke selles mõttes keerulisemaks, et praegu nagu, kes teab, kes üldse seal divisionis võidab või mida teeb, aga jah, play-offi võiks saada ja tahaks ikka selle võidu lõpuks, et tähistada. No play-off on selles suhtes, mis division on nagu keeruline küll, sest kui sa vaatad ka Vegas ennustusi, siis Detroitil on 10,5 ja Green Bay ja Bears on mõlemad 9 poole peale, siis Minnesota on 8 poole peale, ehk siis kõige halvem on 8,5 võitu, mis on täpselt see 500 ümber, mis on juba näitab, kui keeruline see on, et mis te ennustaksite, alustame Chris Soost, mis sa ennustad sellest üle või alla ja mis sa nagu arvad, et see tuleb lõpuks rekord? Mina tahan ikka loota parimat ja mina arvan Murray näitab, et ikkagi tal on midagi veel jäänud, et ei ole päris see, et nagu visati seal Cardinalist välja, nüüd ongi nagu tema tegelikult lips läbi, et mina panen tegelikult mingi 10 võitu, et superfännile ütleks võib-olla 11-12, aga natuke realistlim ütleb, et 10 ja siis et see võib-olla päris division võit ei tule, aga wildcard peaks ikka ära tulema, et selles mõttes, jah, nii et. Okei, Toomas, mis sa paneks? Kui ma hooaja ootuste hindeks panin 7, et see on ka üle keskmise ikkagi natukene, et siis ma arvan, et rekord tuleb ka üle 500, et 9-8 siis. 9-8, okei. Täpselt sama, mis enne aasta. Jah, eks... Rohkem ei julge lihtsalt panna. Tihtipeale sa ei leia fänne, kes... Kui sa ei ole Dolphinsi fänn see aasta, siis sa ikkagi loodad, et see tuleb mingi 500 ümber välja, aga Dolphinsil on veits keerulisem ja Cardinalsil ja sellistel on ju. Aga ma ise, ma oleks mingi 8 võidu ümber, aga seal ongi täpselt see küsimus. Minu meelest kaitses on päris palju küsimusi, aga Flores on see natuke X-faktor olnud siin viimased aastad, et eks me näe, kuidas ta mängivad ja jällegi, ma juba ütlesin, aga see oli räige üllatus, et Minnesota eelmine aasta võitis 9 mängu ja olid 3. divisionis, mitte 4. Lionsist said ette. Et see näitas ära minu meelest coachingu tööd just, et nüüd ongi lihtsalt vaja näha, kas nad suudavad sammu edasi võtta Kyler Murray'ga, et kas see oli quarterback või oli see terve meeskonna võib-olla probleem ka rohkem, et see on üks asi, mida kindlasti saab jälgida. Siis bold prediction'id, ma ei hakanud isegi välja mõtlema neid praegu, sest et ma tean, et mul on 2 fänni, sest et tuleb küll neid bold prediction'id, aga Toomas, alustame sooga. Kui mul eelmine aasta oli neid lausa 3, siis mul tegelikult sellel aastal ei olegi ühtegi head, mis ainult nagu Minnesota kohta käiks, mis ei oleks selline lambine, et ma ei tea, Addisonil on touchdown'i rekord või midagi sellist. Aga Chris mainis seda, et on raske division, et siis ma ütlen hoopis sellise divisioni bold prediction'i, kus siis Minnesotal on oma osa. Et Vikings, Packers, Lions ja Bears kõik said play-offi 94. aastal, kui oli NFC Central veel ja 5 meeskonda oli divisionis. Et ma ütlen, et nüüd saavad ka kõik play-offi. Et see on küll erakordselt ebareaalne, sest et siis peaks NFC Westis ainult üks meeskond edasi saama, arvestades, et seal on Rams, Seahawks ja Niners. Aga kui me bold predictionitest, siis äkki midagi nendega juhtub ja meie divisioni kõik 4 meeskonda saavad edasi. Mis ei ole kunagi juhtunud, kuna NFL-is ei ole lihtsalt nii palju play-offi kohti olnud, nagu kui nad läksid selle 2002 aasta, kui nad läksid selle 4 divisioni peale, et see ei ole varasemalt kunagi juhtunud, see on võimalik, aga nüüd siin, kui nad
avasid play-off'id siin 3 aastat tagasi, millal lisasid ühe, et siis pole veel juhtunud, aga seesama division on olnud lähedal, NFC West on olnud, NFC West ei saa lähedal olla, sest see on Cardinals, aga noh, seal on ikka mõned meeskond veel on natuke lähemal olnud, aga Chris, on sul mõni ka bold prediction? Ja kahju, et Toomas saaks ennem, sest tegelikult see oli ka umbes sinna kanti ma ka mõtlesin, aga kui võtta midagi muud boldi, et noh, ma nii julge ei ole, et ma ütleks, et Kyler Murray MVP, aga ma ütleks, et mingi top 2-3, et ikkagi mõtlen, et see tema mingi connection seal Jeffersoniga piisavalt hea, et see passing offense teeb niisuguse töö ära, et annab talle selle case'i ja siis loomulikult roosade prillidega optimistlik fänn on Super Bowl, Vikings Super Bowl, et see offense läheb tööle ja jõuab sinna, kui tahta võimalikult bold olla, siis alati peab selles uskuma, et kuigi Vikingsi fännina siis kindlasti Super Bowl lõpeb traagilise selle viimase sekundi kaotusega nagu traditsiooniks on. Famous last word, vaat siin samas. Okei, ma panen siis Kyler Murray top 4. Aga pane top 3 ikkagi. Okei, top 3. Ja Toomas, mis ütlesid? Jah. Super Bowl. Toomas, mis ütlesid? Et võib-olla Chrisile selle täpsustuseks, et äkki siis, et Kyler Murray'l on vähemalt üks MVP vote. Jaa, tegelikult see on päris, see võib-olla isegi parema asi öelda. No ausalt öeldes ma pean ütlema, mina ei tea täpselt, kuidas seda MVP voting seal NFL-is käib, et võite niipidi ka öelda, ma ei tea, kuidas. See seda lihtsalt defineerida, siis me saame seda Okei. Teeme siin niimoodi, siis on jah. Ja, sest et teine asi, sa võiks All Pro öelda, aga siis on top 2, vaata. Ja Pro Bowl on top 6, aga see Pro Bowl on ka süke... No Pro Bowl on juke. Okei, tavai, MVP hääl, jah. Mis tähendab, et siis te peate olema play-offi Super Bowli contentionis ka selle meeskonnaga, mis kaks asja on, appearance, ma ei hakka seda negatiivset asja siin Super Bowli juurde kirjutama, ma lihtsalt selle, et jõuata. Ei ole mõtet ja kirja. Aga siis lõpetuseks, Toomas, mis sa arvad, kuidas see division välja mängib? Mis see järjestuses? See ongi see kõige keerulisem küsimus, millel tõesti nagu mõistlik. Mis moodi need 4 meeskonda sisse saavad, siis mis järjestuses? Jah, täpselt, et kõik saavad 9-8-ga sisse. Okei. Kõikide teiste divisionidega on suht lihtne sellele küsimusele vastata. On. Aga siin ma ütleks siis Bears, Vikings, Lions ja Packers. Packers, okei. Chris, on sul midagi teistmoodi? Ei, mul on nii, Packers loomulikult viimaseks alati, NFC North fännida, need peavad viimaseks viskama ja siis ma arvan jah, et Bears tõenäoliselt, kui olla realistlik, vast on kõige tugevam tiim ja ma paneks nemad esimeseks ja siis jah, Vikings, Lions, 2-3, et selles mõttes järjekord oleks jah, mul iga vastus, aga sama, mis Toomasel. Okei, ma ei tea miks, aga mul on ka siuke tunne, et Packers nagu võtab sammu tagasi see aasta, nagu see ei tundu väga hea vibe, mis on seal meeskonna juures praegu ka, et see on siuke huvitav, minu meelest huvitavam. Packers, võib-olla ma alguses ütlesin natuke valesti, et võib-olla Lions ja Vikings ei ole ainuke siuke suur küsimärk siin meie divisionis, võib-olla Packers on siuke low-key ka natuke küsimärk, et seal on ka päris palju muutunud ikka selle ühe off-seasoniga just nagu negatiivses mõttes on ju. Aga igal juhul, väga hea töö. Super ülevaade Minnesota Vikingsi fännidelt siis Chris ja Toomas, et teeme siis järgmine aasta uuesti on ju, et nagu ikka traditsioon on, saame rääkida on ju oma lemmikmeeskondadest siin eesti keeles ka on ju, et tänks tulemast ja siis kõigile kuulajatele, et aitäh kuulamast ja siis järgmine reedel tuleb siis AFC Southi division, et tšau. Aitäh, tšau.